Kaspar, me oleme sinuga kohtunud ühes imepisikeses vannitoas. Me oleme vaatanud, kuidas te kaminaid uuendate. Mis teil siin teoksil on? No siin on nüüd siuke lugu, et me oleme siis tegemas maalritöid sellel objektil, et siin inimene võttis meiega ühendust, et kuna isolatsiooni aeg, et mis sa kodus ikka teed, hakkad remonti tegema. Aga siis on selline ilus suurte klaaspindadega korter ja palju valgust, et peale siis värvimist selgus, et seinad ja laed on triibulised. Omanik hakkas siis ise värvima, jah? Ja siis ei tulnud kõige parimini välja, nagu aru saan? Jah, et olen ise sama reha otsa astunud korduvalt, et mõtlen ka, et teen muudkui ise värvin ja võtan rulli kätte, hakkan värvima, et mis ta ikka on, et väga ei süvene, aga siis, kui tuleb nagu hommikune selline madal päike, siis selgub, et et ma nagu triibulist värvi poest ei ostunud. Aga mis on siis see põhiline asja, milles eksitakse, et see triibuline tuleb? No siin on mitu asja, et üks asi on nagu värv ise, et värve on väga palju erinevaid, et nad nõuavad ka teistsugust võib-olla rulli ja teistsugust lähenemist, kuidas seda peale kanda ja kui tihedalt ja nii edasi. Ja üks nüanss ongi siis on see materjal ise, teine asi ongi siis see pealekandmismeetod, et kuidas nagu tööd teha ja kuidas ette valmistada. Ja eks tal tulebki kogemusest see värvimise teema, et ise tõenäoliselt mitmenda kihiga saab lõpuks selle seina ikkagi ühevärviliseks, aga selleks kulub lihtsalt rohkem aega ja värvi. Aga kaua teie siin nüüd juba mütanud olete ja kaua teil aega läheb? Ma saan aru, et lagi, seinad ja siis selles mõttes, et kõik korteris olevad laed ja seinad, kõik? Ja, et laed on nüüd siin selles nii-öelda köök suurtoa suures ruumis ja teistes ruumides laed on saanud piisavalt teada, et neid ei pea üle tegema. Okay. Aga seinad on siis kogu korteris, et see on 3-toaline korter, et selle me suudame antud mahus ära värvida 2 päevaga. On korteromanikult ka mingeid erilisi nõudeid, on kriteeriumid, et kuidas mida? Et oleks ühevärvilised seinad. See oli nagu see tingimus, mis meile seati. Ja kuna mul endal on just isiklik kogemus nädalavahetusel ka, mis me ikka kodus teed, ehitad, remondid, sai magamistoas remont tehtud ja kasutasin siis Flügeri värve, et olen enne värvinud mis iganes muu tootjaga, aga seekord sattusin siis Flügeri otsa ja tõesti katab hästi ja seekord ei tulnud triibulised ka esimese korra järgselt. Ehk siis sai ka kliendile soovitatud, et enda just hea positiivne kogemus olemas ja inimesele see mõte meeldis. Ja nüüd siis värvime siis siin Flügeriga täna. Mis värve siin korteris siis kasutatakse? Ma saan aru Flüger, aga mis täpsemalt Flutex 7S, mis see siis tähendab? Jah, selles korteris läheb kasutusele siis Flutex 7S. Tegemist on siis PVA baasil vesialuselise sisevärviga. PVA sideaine annab tal selle, et ta tasandub seina peal väga hästi. Tema kuivamisaega on pisut pikem, kui on teistel värvidel, akrülaatidel ja lateksitel, kuid selle aja jooksul ta tasandabki paremini ja isegi mitte professionaalne maaler saab väga ilusa, sileda ja hästi kokku sulava tulemuse. Ja ühesõnaga ma saan aru, et see on selline ideaalne värv minusuguse amatööri jaoks, kui ma peaksin nüüd kodus hakkama seina värvima, et siis ma saan ikkagi selle nagu ühtlase tooni, et ei ole mingid jutte jooksmas kuskil. Jaa, sellega on hästi lihtne seda teha. Hea näide ongi Kaspar, kes eelmine nädal seda sama prooviski. Oma kodus, nagu ta rääkis, ja sai hakkama. Ja. Aga Flüger selliselt värvidele spetsialiseerunud. Nüüd inimene läheb poodi, tahab, ma ei tea, lage, seina, mis iganes värvid, et millest peaks lähtuma? Flüger on ise selline keskendub ainult profipoel, et meie värvega paraku suurtes kauplustes osta ei saa, aga kui tullakse meie poodi, siis teeme päris kiiresti selgeks, mis on vahet seina ja laevärvil, et seinavärvid ikkagi on kulumiskindlamad, pesukindlamad, ei määrdu nii ja kui määrduvad, siis saab neid kergelt puhastada, mõnda siis saab päris kõvasti pesta. Laevärvid reeglina on ikkagi sellised, mida pesta ei saa. Võib-olla saab lapiga puhastada natukene. Inimeste maitsed on erinevad, et võib-olla jah, teil poes on müüa sinine, punane, valge, aga mõni tahab saada sellist erineva tooniga, sellise kumaga sinist, et kas seda ka saab? No, poes ei olegi sinine, punane, valge, et poes on letis reeglina valge ja siis on toonimise baasid, et inimesed nagu ei peagi ise sellest väga täpselt teadma, aga teha saab praktiliselt kõiki toone, et meie toonimissüsteemis on üle 32 000 erineva tooni, mida on võimalik teha meie tooni värvidele. Nii et küll leiab sobiva tooni ka. Täna värvite, aga remondifirma tööpõld ju sellega ainult ei lõppe, et te saate ju tulla appi päris mitmes valdkonnas inimestele. Jaa, et praegult ütleme, on muidugi riigis selline eriolukord, eks, et me ikkagi pisitöid praegusel ajal ei teosta.
ehk siis mis on pisitöö teie jaoks? no niisugune paaritunnine nikerdamine, et seda me üritame ikkagi vältida, et kui nüüd tõesti on nüüd väga suur häda inimesel ja ta tõesti on terve ja lähme üksinda, inimene ennast isoleerib ja teeme töö ära, et siis saame ka niimoodi kaubale, aga neid on tõesti nüüd üksikud juhud, aga mitte isegi päevas, vaid nädalas, et ikkagi tõmbame sealt seda fooni natuke tagasi täna ja keskendume siis niisugustele pikematele objektidele, mis võtavad siis rohkem kui 1-2 päeva. Kas siis juba terve korteri renoveerimine, vannitoa remont või siis samamoodi maalritööd kogu korteris. Kuidas teiega ühendust võtta ja palju selline töö siis maksma läheb? Palju see rahakotti kergendab? Ja no siin on tööd hindasime 2 päevale, see on siis 4500 pluss käive, pluss materjalid. Värvi osaliselt oli juba olemas, osaliselt juurde. Et nii ta umbes tuleb, et see töö on ikkagi päris nagu selgelt välja arvutatav, kuna aega kulub ikkagi, aeg on aeg, tund on tunni pikkusega, aga materjalidega saab alati seda hinda väga palju mõjutada, et kas ostad siis kõige odavamat toodet, ostad sa väga nagu kulumiskindlat, pesemiskindlat värvi ja nii edasi. Aga anname siin ka televaatajatele väikese näpunäite, et kui ise peaksid ikkagi kodus värvima, et siin Kaspar näitab, et niisugune kiletrikk on sul, ma saan aru. Jaa, see ei ole mingi väga unikaalne trikk, aga kasutatakse erinevaid meetodeid. Et mina ise olen kunagi ostnud niisugust seda põranda servateipi, mis siis on kilega, et sellega saab katta nagu värvitöid teha, aga siis ma olen seda hakanud rakendama nüüd selle rulli aluse katteks, et seda ei ole hea lihtne peale kanda, siin on teip juba servas, ei pea teibiga mässama. Tõmbad selle siia peale, natukene kinni käega kiirelt. Nii, see säästab seda, et sa saad pärast seda alust ei pea nagu nühkima, küürima, vaid viskad selle kile mina ja saad uuesti kasutada. No see on nüüd üks asi, et kile muidugi niisama kogu aeg ära visata ei ole muidugi üldse hea mõte, eks. Aga tegelikult see annab selle mõtte, et kui sa värvid siia peale valad, sa saad seda sama alust kasutada mitu korda ja kui nüüd värv enam ei soovi värvida selle värviga ajutiselt, siis põhimõtteliselt voldid selle lihtsalt siia peale ja võid selle teibi ära võtta, pärast tagasi panna. Saad uuesti seda sama kile kasutada, ei pea seda kaussi pesema. Ja kilekotiga saab sama efekti tekitada ja rulli saab siia sisse jätta, rull ka ei lähe omakorda uuesti ei kuiva ära.